paneme täiega. Nii. Ja kõigepealt võib-olla sellest, et miks me peame panema täiega ja teha selgeks, et kuhu me siis oleme üldsegi jõudnud kogu oma Eesti riigiga ja kõige sellega, mis on siin vahepeal toimunud ja kuidas see on toimunud. Et miks me oleme Raveliga siin aru saanud, et asjad ei saa nii enam edasi minna. Asjad on ikka väga kiiva kiskunud. Ajad on erakordselt kriitilised. Erakordselt. Aga ma veel kord rõhutaksin seda, et see kõik on seotud ka meie ajalooga, millest me absoluutselt tõtt ei räägi üldsegi. Ma mõtlen vabadussõda kõigepealt, mille vabadussõdalased siis suured ja uhked võitsid 100 korda suuremaid vaenlasi, venelasi tol korral, kusjuures ka koolipoisid läksid sinna sõtta. Ja ühesõnaga kõik oli väga ilus, väga uhke, kõik toimis õieti, ainult et kohe tuli üks suur küsimärk. Nimelt tuli välja, et Päts, kes oli küllaltki kõrgele kohale jõudnud, tema hakkas süüdistama vabadussõdalasi Eesti riigi reetmises. Kusjuures talle endal oli plaan reeta Eesti riik, sellepärast et nagu Ilmjärve oma raamatus kirjutas, sai ta venelaste käest, kas see oli $4000 või ühesõnaga suuri rahasummasid ja kõige hullem lugu on muidugi see, et ta Päts laskis panna vabadussõdalased, kes ka püüdsid oma erakonda teha ja siis õiget poliitikat Eestis hakata ajama. Ta saatis öösel kõige nooremad need kadetid, saatis arreteerima, millest ma ühes oma raamatus Labürint ka kirjutan vabadussõdalastest, millest muidugi ühtegi sõna pole Eestis räägitud. Ja saatis neid arreteerima siis vabadussõdalasi ja nad pandi vangi. Artur Sirk, kes oli vabadussõdalaste juht, organiseeriti tema põgenemine vanglast, ta läks algul Soome ja siis kuna siin olukord läks väga keeruliseks siin Eestis vahepeal, siis ta läks Saksamaale ja seal siis väga kummalisel kombel ta visati aknast alla ja nii siis Artur Sirk, üks kõige andekamaid, kõige rohkem premeeritud vabadussõjas kangelasi, siis tapeti kõikide nende faktide järgi, mida me teame Artur Sirgi surmast. Ta oli ääretult suur sõjamees või tähendab ja kõneleja. Mitte ainult, et ta ei saanud aumärke nii palju, vaid ta oli ka super kõneleja, super erakonna juht. Tõsi, ta kindral Larka ametlikult oli nagu erakonna juht, aga tema oli see, kes kõige rohkem seal oskas rääkida, inimesi veenda ja nende erakond kasvas. Nii, ja mis siis Eestis sai kõige selle tulemusena, et vabadussõdalased, kes Eesti lõid oma suure võitlusega venelaste vastu, et need ära hävitati nii kangelastena kui ka kõige muuna nad ära hävitati siin, siis loomulikult juhtus see, et Stalin siis saatis oma väekontingendid siia
Eestisse ja Päts võttis nad vastu nii-öelda. ja siis tulid need küüditamised järjest, mitu küüditamist, kus siis Eesti inimesi saadeti loomavagunites, saadeti ära külmale maale, Siberisse ja nii edasi. mõned üksikud sealt tulid tagasi ka ja nii edasi. või siis lihtsalt pandi vangilaagritesse, rohkem naised, lapsed, vanaemad, kõige haiged inimesed, kõik siis nagu saadeti sinna. peale selle siis tähendab, nagu ma ütlesin, need, kes olid Vabadussõjas ja käinud ja olid võidelnud Eestimaa eest, siis need loomulikult kohe vangilaagrisse ja siis paljud seal surid ka vangilaagrites. nii ja nii algas siis see meie väga uhke, tähendab võit Venemaa üle lõppes siis sellega, et Eesti okupeeriti. ja see toimus siis tõesti väga pika aja jooksul. kusjuures siis 1991 tuli siis mingi muudatus jälle ja toimus väga äge eestlaste venestamine loomulikult. vot nii et ma annan nüüd sulle sõna. sooviksin küsida, mida Päts süüdistas neid võitlejaid? Vabadussõdalasi. et nad tahavad tähendab, kõigepealt tehti eelhääletus, kes saab kõige rohkem poolehoidjaid, kelle poolt inimesed kõige rohkem hääletavad, kas Larka poolt või siis tähendab Päts ja Laidoner ja nende erakond, nende poolt, aga Larka sai kõige rohkem hääli, kes oli seotud just vabadussõdalastega. tema sai kõige rohkem hääli ja see oli, mis nähtavasti Pätsus selle hirmu tekitas, et ta ei pääsegi sinna võimu juurde enam ja see oli siis loomulikult selleks kõige tähtsamaks põhjuseks, miks ta siis nad kõik vangi sealt pani. ja organiseeris ka niisugused asjad seal, mingid kakelused seal kuskil, kusjuures Tõnisson ka, ta sai Tõnissole ka augu nagu pähe rääkida, et ta mingite asjadega seal nõus oli, kuigi noh, Tõnisson muidugi on palju rohkem auväärt poliitikategelane Eestis. Päts muidugi ise ka saadeti siis lõpuks, kuigi hoopis teistes oludes, siis ka oli mitte vangilaagris, vaid saadeti ka sinna Venemaale koos oma mingite pereliikmetega ja lõpuks saadeti Päts siis Eestimaale, kus ta oli seal Paimo haiglas peaaegu seal ja seal ta siis ka suri. ja siin on töö praegu käib ja nii et ühesõnaga vot see oli see meie kuulsusrikas algus ja ma ütleks nüüd võib-olla ühe asja veel juurde kogu sellele kammaiale, mis siis toimus tol korral Eestimaal. et siis toimus 1991 ja toimusid siuksed asjad, et üleval Riigikogus taheti hakata Tartu rahu ära andma, alla kirjutama ja ära andma kõik need maad, mis siis oli siin kokkuleppe korras siis Venemaa endale haaranud, Petseri maad ja nii edasi. ja siis oli niiviisi, et sedasama Tartu rahu, mille peale siis Eesti riik rajati täielikult, et
seda taheti siis ära anda ja koos nende Petserimaa ja kõikide nende aladega, mis olid varem kõik Eestile kuulunud. ja mis oli siis selleks üheks põhjuseks, et 1991 siiski hakkasid asjad tasapisi Eestis paremaks minema. Sellepärast, et siin hakati võitlema selle eest, et saaks teha Eestis saaks teha rahvahääletuse, et kas Eesti tahab saada iseseisvaks või tahab jääda edasi siia Nõukogude Liidu koosseisu. Ja siis tegutses Eesti Demokraatlik Liit, mida mul isiklikult oli au juhtida tol korral, sest mind valiti sinna juhiks ja ma algatasin ka selle idee rahvahääletusest, kas minna nüüd iseseisva vabaduse teed või jääda edasi Nõukogude Liitu. Ja avalikult siis me teatasime, et me korjame 100 000 allkirja ja me tegime seda Raekoja platsis seal lõpus, saime kõik need allkirjad kokku, kusjuures meid seal loomulikult seal ka aeg-ajalt arreteeriti, aga kõige huvitavam on see, mida on väga vajalik nähtavasti eestlastel teada, et kõik teised erakonnad tulid meile kallale, kui me seal korjasime Eesti vabastamiseks neid allkirju. Ja meil lõigati läbi helitehnikat, ruuporid püüti ära võtta, siis kui me esinesime seal, siis tuldi meile sinna kallale, nii et tiriti need paberid käest ära ja välismaa inimesed ütlesid, et oi, mis teil siin kõik toimub, miks niisugused asjad siin kõik on. Aga see kindlasti oli sellepärast niiviisi, et meil see allkirjade kogumine väga kiiresti läks edasi, inimesed olid meie poolt ja vaatamata sellele, et meile ei antud üldsegi mitte kuskil ajalehtedes peaaegu sõna, väga harva, kui me saime midagi ütelda ja kui me saimegi midagi ütelda kuskil, siis kõik meie sõnad muudeti ümber, kuigi me ütlesime, et me räägime ainult siis, kui mitte keegi meie teksti ei puuduta, juba siis hakkas see pihta see sõnavabaduse äravõtmine inimeste käest. Ja pluss siis need kõik kallaletungid, mis seal toimusid, aga lõppude lõpuks, tähendab, meie olime see kõige viimane erakond, kes siis Eesti Demokraatlik Liit, kes siis üleüldse tol ajal lõpuks ära registreeriti. Tol korral oli küll asepeaminister Kaido Kama ja tema siis au ja kiitus talle, siis ta registreeris meid ära erakonnana, mis on väga tähtis loomulikult ja ma kohe selgitan ka sulle, miks see väga tähtis on. Sellepärast, et jah, meil tõesti siis rahvahääletus toimuski. Kõigepealt tegi seda Leedu, mis on alati olnud nagu kõige julgem Balti riikidest. Ja teiseks olime siis meie eestlased, kes me selle tegime. Aga kõige, tähendab lõpp-punkt kogu sellel võitlusel Eesti taasvabastamise eest vahepeal, tähendab, oligi see moment, kus siis ka Tartu rahu taheti ära anda venelastele. Tähendab, alla kirjutada, et me loobume kõikidest nendest oma maadest ja enam Tartu rahu ei puuduta ja nii edasi. Tol ajal oligi see moment, miks siis uuesti oli mul selge, et tuleb kodanikualgatuse korras midagi veel siin Eestimaal teha. Aga enne kõike seda, kui Tartu rahu taheti jälle uuesti seal üleval Riigikogus ära anda, siis venelastele ja alla kirjutada ja kõik maad ära anda, tegi meie valitsus, tegi ühe niisuguse sammu ja väga kavala sammu. Mitte ainult, et sõnavabadus oli nagu
ära võetud sellega, et meil ei lastud vabalt rääkida, oma artikleid avaldada juba tol ajal. mitte ainult, et praegu me näeme ka, kuidas sõnavabadusega opereeritakse. siis ühel päeval pandi kõik väiksemad erakonnad, kusjuures ka Eesti Demokraatlik Liit, mis ma kindlasti tean, et olid täiesti ametlikult registreeritud, kusjuures meil oli programmis ja põhikirjas öeldud, et ainult meie ise võime oma erakonna laiali saata, kui me seda tahame. ja tähendab, siis läks meie valitsus, tegi täiesti ebaseadusliku sammu. ta pani kõik need väiksemad erakonnad kinni, kusjuures ta ütles, aga me olime ametlikult ju kõik meie liikmed ja kõik olid seal, meil oli, kõik paberid olid korras, täielikult, et me oleks saanud kõik edasi erakonnana eksisteerida. aga see mitte midagi ei lugenud, üleöö hakati nõudma seal tuhandeid seal liikmeid ja nii edasi, tähendab ühesõnaga kõik keerati pea peale jälle uuesti. aga mis puutub nüüd sinna Tartu rahusse, siis nagu ma ütlesin, et ma sain aru, et isegi kui erakonnad olid kinni pandud ebaseaduslikult meie enda valitseva võimu poolt, siis oli vaja kaitsta Tartu rahu. ükskõik millisel moel nüüd kaitsta, sellepärast et kui me oleksime andnud Tartu rahu ära, mis on Eesti riigi alus, kõige tähtsam vundament, täpselt, kõige tugevam vundament, mis Eestil üldse on Tartu rahu, siis ma mõtlesin, et hea küll, et ma püüan siis organiseerida esimest korda, mis Eestis toimub, liikluse peatamise, et pöörata tähelepanu sellele Tartu rahu äraandmise plaanidele. ja tõepoolest siis ma teatasin, et me teeme seda 3 korda, 3 päeva järjest ja vaatamata siis kõigele, kusjuures püüti kogu aeg selgeks teha, et ärge ikka tehke seda ja nii edasi, teatati mulle igatepidi, aga kuna ma olin ütelnud seda, et me teeme seda 3 päeva järjest teatud kellaaegadel täpselt, siis väga paljud, ka Nõmme raadio näiteks lubas, et ta teatab seda ja ka teised infokanalid teatasid, et nad teatavad sellest, et toimub niisugune üritus. siis mitte keegi oma lubadust ei täitnud ja siis loomulikult nagu kogu maailmas asjad käivad, me tegime lendlehed, kus me siis kutsusime inimesi üles seal Viru ülekäigu kohal, et seal Viru tänavale see ülekäigu koht, et täpselt seal teatud kellaajal, et seal siis koguneme ja peatame liikluse. ja siis juhtus nii, et ikkagi tähendab see hirm takistas küllaltki paljudel inimestel sinna tulemast. aga käigu pealt sinna mineku teel, sinna ülekäigu mineku teele me läksime läbi Tammsaare pargi ja noored inimesed, noored Eesti inimesed, me ütlesime, et me lähme nüüd sinna, peatame selle liikluse, et kaitsta Tartu rahu ja nad kõik tõusid üles, kõik tulid meiega kaasa sinna. ja me peatasime 2 päeva järjest seal selle liikluse, kus isegi tramm seisis ja kõik näitasid meile, nad said aru, et see on midagi tõepoolest Eesti heaks, midagi väga tähtsa asja tegemine. aga 2 korda meil see täiesti õnnestus, aga 3. kord oli jah niiviisi, et juba politseinikud olid seal Viru tänava pool kohal ja viimane kord me olime jaganud väga-väga palju neid lendlehti. ja siis tulid, kas nad olid kõige viimased keskkooli lõpuklassi õpilased või olid nad üliõpilased, asi läks väga-väga kiireks. Nad olid seal kohal, üle 30 inimese olid kohal,
ka need, kellel oli mõnel oli käsi siin kaela seotud. ta tuli ikkagi kohale, et toetada seda meie üritust. ja siis ma ütlesin neile, kuna ma olen südames olen demokraat, siis ma ütlesin, et kas me nüüd teeme niiviisi, et sinnapoole, kus need politseinikud meid ootavad, et sinnapoole me ei lähe. me läheme hoopis teisele poole, sinna Estonia teatri poole ja seal peatame ikkagi liikluse, kuna 3 korda me lubasime seda teha. ja siis me läksimegi hästi kiiresti, nii et me vedasime politseinikud ka nagu nii-öelda nende plaani me nurjasime ja peatasime seal teisel pool liikluse. ja siis tuli niisugune huvitav moment, et loomulikult teatati järjekordselt avalikult, et ja ei, seal ei olnud peaaegu mitte kedagi kohal, ainult seal paar inimest ja nii edasi, nii edasi. aga mul oli õnn olnud kohata ühe väikese Eesti päevalehe ajakirjaniku, kellele ma rääkisin selle kõik ära, kuidas need asjad olid toimunud ja kuidas me 3 korda tõepoolest peatasime Tallinna kesklinnas. Esimestena Eestis tegime niisuguse vastuhagu, et kaitsta Eesti riigi huvesid. ja ta avaldas selle oma lehes, sellesama artikli, mis ma talle kirjutasin ja saatsin. ja see kõik oli tundide küsimus peaaegu, et me saime ikkagi tõe inimestele teada anda. ikkagi saime seda ja see kõik on tõepoolest, et ma ise ka imestan, et kui sa ikka õigeid asju hakkad tegema, nagu ka Vabadussõjas toimus noortega ja koolipoistega, kes läksid ja tegid teistele eeskuju, eks ole, oma julgusega ja kõigega, et see oli ka suur ime ja see liikluse peatamine, et mitte ära anda Tartu rahu. see oli ka otseselt nagu väga suur ime ja kõik läks täiesti täppi, kõik need asjad ja preambul tehti üleval seal Riigikogus, siis võeti vastu preambul, see tähendas seda, et ei kirjutata, ei anta ära Tartu rahu. vot nii. preambul jah, seda nimetati preambuliks, et Tartu rahu on ikkagi see kõige tähtsam, eks ole. ja see jääb sinna püsima ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. vot nii on need lood. aga jah, et edaspidi siis asjalood Eestis kulgesid niiviisi, et ühesõnaga üha rohkem, meil oli näiteks ajaleht ka tehtud, Maarjamaa oli ta nimetus. tähendab, mitte midagi enam mitte kuskilt läbi ei lastud, Maarjamaa, ta oli 2 sõna, eraldi sõna ja me andsime seda aasta otsa välja, aga teda mitte kuskilt läbi ei lastud, ta peideti ära kioskites, kuigi oli kirjalik luba, et nad peavad olema nähtaval kohal. ja see oli, ma ise isiklikult kirjutasin sellele alla. aga tähendab siin pidevalt kogu aeg sõnavabadus vähemaks ja vähemaks ja vähemaks ja loomulikult see kõik hirmutas ka inimesi ja ühtegi artiklit ei saanud enam mitte kuskilt läbi lasta. ja siis ma ka nagu püüdsin hakata rohkem, tähendab kirjutama raamatuid ja aga nende raamatutega jällegi, tähendab kogu aeg, eks ole, ma püüan sulle selgitada, et miks me oleme niisuguses olukorras, nagu me praegu oleme sattunud. sõnavabadus, tegutsemisvabadus on ära võetud inimestelt. et miks see kõik on nii juhtunud, et see oli väga niiviisi siukene käigud kogu aeg sealt ülevalt poolt, et hirmutada inimesi, et mitte diskussiooni siin ei tekiks mitte ühegi küsimuse üle, eks ole. ja lõpuks siis tähendab, kui ma kirjutasin neid raamatuid, siis tähendab ikka ka kultuuriinimestel on kogu aeg see käsi peal, mis jälgib, mida sa kirjutad. ja kas kriitikutele antakse sõna, et sa üldsegi tohid midagi kirjutada ajalehtedele, näiteks minu loomingu kohta. mulle öeldi, kriitikud ütlesid, et mitte midagi läbi ei lastud, mitte kuskilt, absoluutselt. ja loomulikult Kultuurkapitalist
loomulikult ei saanud me ka mitte ühtegi senti, kuigi ma avaldasin, kui meil oli Maarja Maa, see ajaleht veel oli ja kuigi ma avaldasin 5 debüütraamatut ja üks oli Tarmo Urbi oma näiteks, eks ole. Ja 5 täiesti noorte kirjanike hakatiste, eks ole, raamatud, pluss siis ka Tarmo Urbi raamat on siis Maarjamaa MR all siis ilmunud nagu, aga ka nendele ei antud mitte ühtegi senti, mitte kunagi. Ja mis tagatipuks veel tähendab kõige krooniks rosin tordi peal on veel see, et näiteks Märka mind, kus ma natuke käsitlesin ka, kuidas üleüldse maailmas nagu poliitikat tehakse ja nii edasi. See raamat keelati täiesti ära, ka raamatukauplustes. nii et noh, ühesõnaga pole siis ime, et kogu aeg, kuna meil kuskil mingit diskussiooni inimeste vahel ega vaidlusi ega enam ei saanud enam kuskil tekkida, ei olnud enam võimalik ei oma artikleid avaldada ega tähendab, kultuur hakkas käinguma tasapisi ja sellest on kirjutanud Tiit Kärner oma raamatutes ja nii edasi, et see kõik aegapisi on niiviisi toimunud ja siis pole ime, et siin pandeemia ajal niisugused asjad toimusid, kus politsei läks kohe inimestele kallale peaaegu ja nii edasi. ja siis trahviti inimesi ja tähendab ja sõnavabadus peaaegu täielikult on ära võetud. ma tooks näiteks mitte ainult, et minu raamat näiteks ära keelustati, vaid väga huvitav oli ka üks viimaseid kunstinäitusi, kus siis oli Terje Ojaveri näiteks Elajas. ta polnud küll sealt kõige suuremal näituse pinnal, vaid ta oli Harju tänaval. aga see Elajas oli jah siis tehtud, lõpuks me olime jõudnud siis siuksesse olukorda Eestis, et Elajas näris inimeste käsi, trampis nende jalgade peal, karvane, sihuke kohutavalt sihuke suur, ta paistis juba läbi selle aknaklaasi ja ma läksin sinna ja nägin ja loomulikult ma sain aru, et mitte kuskil mujal enam seda kultuuri, noh, sa ei näe ega ei kuule ega ei saa lugeda ega midagi, vaid et ainult see Elajas ongi siis nagu siin jäänud nagu niiviisi sellepärast, et ma ütlen sulle, et kui vaadata Eesti Vabariigi põhiseadust, siis seal on ju sees totaalne sõnavabadus, Eesti inimestele täielik vabadus ja ka tegutsemisvabadus, et pole vaja ühtegi luba sul küsida, kui sa lähed sinna oma miitingut tegema ja nii edasi, et sa ise teed selle, ise siis ütled inimese, kes vastutab selle korra eest ja nii edasi, et mitte midagi, mitte mingeid siukseid asju pole enam vaja ja mis on kõige tähtsam, oli kirjutatud veel, et iga Eesti kodaniku kohus on siis neid ühesõnaga seadusi kaitsta. sest kui me neid seadusi ei kaitse, siis meil neid ei olegi. aga tihtipeale inimene ei pruugi teadagi oma õigusi ja mida ta kaitsema peab ja mida seal kaitsta on, et ta lihtsalt elab oma elu, ärkab üles, läheb oma käskusid täita nagu ikkagi orjaelu ikka on. ja see ongi sellepärast, et kui ei lasta artikleid läbi, sõnavabadust ei ole üleüldse ajalehtedes ka mitte. ja tähendab, mida ma veel tahtsin veel ühe asja juurde lisada, jah, et inimesed lihtsalt nägid, et mitte millegagi, kui juba politseinikud tulid nii kallale, eks ole, inimestele ja arreteerisid ja viisid nad ära lausa. et siis noh, loomulikult inimesed hakkasidki kartma ja tähendab kõik see, näiteks see süstimine, eks ole, mis toimus ja nii edasi, et väga hirmsad asjad hakkasid toimuma. ja me ei tea ju, mis edasi tuleb, eks ole, me ei tea seda ka täpselt. ja ühesõnaga
sellest olukorrast, ma just rääkisin praegu, olukorrast, kus me praegu oleme, et see ei ole tekkinud üleöö, et see on tasapisi niiviisi tekitatud. Muidugi tuli Facebook näiteks. Aga mis on tegelikult Facebook? Tõepoolest, ma ka püüdsin minna ja teha seal Facebookis siis Eesti Kodanike Erakond, mis oleks olnud nagu Eesti Demokraatliku Liidu järglane ja mis tegelikult ongi sisuliselt Eesti Demokraatliku Liidu järglane. Aga kui sa julgesid seal Facebookis, julged seal midagigi ütelda, siis sulle antakse kas 6 aega või isegi rohkem. Blokeeritakse sind. Sul ei lasta seal enam mitte midagi ütelda. Ühesõnaga meil ei ole ikkagi mitte ühtegi, ei ajalehte, ei isegi raamatuid, kus saaks lugeda, tähendab tõepoolest, et mis kirjanikud kirjutavad ja vabalt lugeda näiteks neid raamatuid, eks ole, see Märka mind, see keelustati ära. Vähemalt ma ei ole seda mitte kuskil näinud, ma ise olen käinud ja küsinud, et kas siis ei ole siin mitte kuskil, mitte kuskil ei ole olemaski, nii palju kui minult sellest aimu on. Nii et me oleme sattunud just selle oma mineviku pärast, et me ei räägi, et kes olid need, kes tõepoolest võitlesid, Eesti vabaduse kätte said, kelle poolt rahvas, Larka poolt ju hääletas rahvas kõige rohkem, mitte Pätsu nimi ei läinud sealt läbi ja Päts just selle pärast pani nad vangi, eks ole. Tähendab, siin on kogu aeg käinud mingid väga kahtlased tehingud siin Eestimaal, väga, ja need tuleks võimalikult kiiresti ära lõpetada, sellepärast, et üks riik ei saa püsida, kui tal ei ole, tähendab, sõnavabadust ja tegutsemisvabadust, siis see riik püsima ei jää. Jah, et hea on teada oma minevikku ja hea on märkida üles, mis valitsusest meil täna toimub. Et jääks märk maha, et see midagi nagu kaardina taga midagi ei toimuks, mida rahvast ei teatada, et oleks läbipaistev. Et mitte kunagi pole ma saanud, tähendab, tõepoolest, ja kõige jällegi teine rosin selle koogi peal või tordi peal, mis ma tõepoolest unustasin isegi ära öelda, et näidata, et kui kaugele või kui madalale meie riik on laskunud, on siis nimelt see, et Keskerakond oma ajalehes, Karl Lust oli selle kirjutaja nimi, kes kirjutas seal, et kõige suurem tegu, mis tol ajal tehti 1991, oli just nimelt 100 000 allkirja kogumine ja mitte ükski teine tolleaegsed erakonnad mitte midagi ei teinud sellist tähtsat asja. Mitte keegi ei teinud seda, mida tegi, aga kes seda tegi, vaat nüüd ma ütlen sulle seda otseselt kohe ja ma loodan, et tõepoolest siis inimesed esimest korda saavad ka teada, et kes selle kõik tegi. Tõepoolest inimesed ju teadsid, aga nad ei saanud ka kuskil lehtedes kirjutada, et mis siis toimus, eks ole, et kes siis tegi selle 100 000 allkirja korjamise ja avalikult tegi seda, kusjuures, eks ole, miilits tuli ja arreteeris neid aeg-ajalt, aga üldiselt ma pole päris suu peale kukkunud, et ma olen osanud alati asju ära lahendada. Ja ka siis imed või mingid asjad on aidanud mul seda kõike teha, aga ühesõnaga Karl Lust kirjutas, et seda kõike tegi Rahvarinne, aga Rahvarinne, nagu me teame, on siis Savisaarega väga tihedalt seotud ja ka Keskerakonnaga, see oli Kesknädala leht, kus kohast läbi 2 lehe, siis see ilmus. Tähendab, see oli poliitiline vale otsene, et seda kõike, mida Karl Lust seal kirjutas, mis oli kõige suurem tegu, tolleaegne tegu ja mida tegi Eesti Demokraatlik Liit. Tema ütles, et seda tegi Rahvarinne. Tähendab, ta valetas, kes selle asja organiseeris, kes selle tegi ja nii edasi. See oli
kõige suurem poliitiline vale, mida üldse saab välja mõelda, eks ole. eks ole, sellest on väga raske isegi aru saada, sest et kuidas jah, et kuidas see oli võimalik ja muide siis see peatoimetaja lubas, et minu artikkel, kus ma kirjutan, et kes seda tegelikult tegi, et see läheb ka läbi. aga selle asemel Reinde või vabandust väga, et ma kõiki neid nimesid ei mäleta, aga peatoimetaja, kesknädala peatoimetaja siis lasti sealt lahti. vaat nii see asi siis lõppes poliitilise vargusega, kes mida mingeid tegusid tegi, eks ole, vaat nii. et võeti kõik au. jah, Keskerakonnale nii-öelda mõlemale, nii Rahvarindele loomulikult, mille siis Savisaar ka seal lõi, eks ole. ja Keskerakonnale loomulikult, mida Savisaar ka juhtis. ja mida Savisaar loomulikult teadis, et meie tegime seda arusaadavalt. aga vaat niiviisi poliitilised valed ja asjad ja. aga seda materjali moondati ka või mis? ei tähendab üks põhjus ka, et miks siis peatoimetaja lahti lasti ja miks siis siukene vale nagu kõik läbi lasti. tähendab, asi oli selles, et Karl Lust, tähendab, ma ei tea, et kust tema seda kõike teadis. tähendab, ta oli kirjutanud selle, tõepoolest selle artikli, ta teadis, et see oli kõige tähtsam tegu. tähendab, ta teadis seda, aga kas tal oli see käsk antud, seda peab tema enda käest küsima, eks ole. et see ei olnud sugugi halvasti kirjutatud, sest ta ütles, et ainult see, ma veel kord kordan, tema sõnade järgi Rahvarinne oli see A ja O, kes tol ajal tegutses, eks ole. see on, igal inimesel on seda väga raske aru saada. ta lihtsalt kandis Eesti Demokraatliku Liidu teod ja seda erakonda mina juhtisin. ta kandis üle Rahvarindele, et nemad tegid, nemad korjasid, nemad tegid Eesti, mitte keegi teine siin mitte midagi ei teinudki. Karl Lussi sõnade järgi, eks ole, vaat nii. et siin lähevad igasugused valed ja asjad lähevad läbi. kahjuks jah, et see suur elajas, tähendab, ta võib kõik ära tampida, ära tappa, nagu me diktatuuridest juba teame, eks ole, diktatuuridest. ta hävitab ju kõik enda teed. nagu ta hävitas seal, näris neid konte, tallas inimeste luude peal näitusel. see oli näitus, see polnud muidugi päris elajas, eks ole, arusaadavalt. aga see oli parim töö, mis sellel kunstinäitusel üldse välja pandi. ja ta ei pandud sellel suurel. illustratsioon. jah, et ta ei pandud seal suurel teisel korrusel, kus on see kõige suurem saal. seal keset, tähendab Vabaduse väljaku lähedal, seal see klaas, eks ole, kus on Vabaduse väljak on näha, vaid ta oli Harju tänaval, jah. aga ta oli nii pandud, et tõepoolest, et ma nägin teda kohe sealt läbi klaasi, vähemalt see oli paigas. vot nii, et nüüd inimestele ongi niisugune küsimus, eks ole, alati tuleb niisugune küsimus, kui sihuke elajas juba trambib teie peal. elajas trambib, mida siis teha, eks ole, kas olla to be or not to be, eks ole, kas olla või mitte olla ja kui olla, siis kuidas olla, eks ole, nüüd ongi, me seisame selle probleemi ees, et kuidas üleüldse saaks nüüd asjad korda siin Eestimaal, sõnavabaduse tagasi, mis on Eesti Vabariigi põhiseaduses ja millest ma olen ka kirjutanud inimestele ja rääkinud. ja ka tegutsemisvabaduse tagasi saada, eks ole. et vot nii, ma annan nüüd sinule sõna, jah, et kuidas seda tagasi saada. no eks ikka hea on lihtsalt alguses esiteks tunnistada, et sihuke asi on toimumas ja näha ja teha. seda ohtu näha, eks ole, mis tuleb. võtta pea mulle alt välja ja julgeda piiluda veidi ülesse. ja et mis tegelikult on toimunud. ja teha silmad lahti ja lihtsalt nuusutada roose. et lihtsalt tõesti julgeda kogeda ja seista silmitsi reaalsusega.
jah, sest et alates Pätsust peale on asjad hakanud väga-väga valesti edasi minema, eks ole, väga valesti, sellepärast et kui, eks ole, meie kõik, tähendab kõige suuremad kangelased hävitatakse ära, pannakse vangi. ja see on siiamaani kogu aeg toimub edasi, vaat selles ongi küsimus ja kogu maailmas ka ikka püütakse neid kõige suuremaid tegude tegijaid, neid hävitada, et hoida mingi väike grupp püüab hoida või nagu näiteks korporatsioonid praegu, rikkad korporatsioonid püüavad ju inimkonda vähendada, nende arvu vähendada, eks ole. Et vastupanu. Ja igasugust vastupanu hävitada ja kõik need pandeemiad ja mis on tulnud ka sealt poolt, eks ole. Ja vägivald, mis on sealt tulnud, eks ole. Ja ühesõnaga me peame au ja kiitust näiteks Kanada, eks ole, nendele veokijuhtidele avaldama, et nad julgesid ja tegid seda, aga jah, et siin tõepoolest on vaja ühineda ja ühiselt asjad püüda kogu maailmas, kõik riigid, sest et kõik käisid pandeemia läbi, eks ole. Me ei olnud ainukesed, keda süstiti ja kes pidid maski kandma nagu orjad, eks ole. Noh, et kõikidel on aeg ärgata ja ükskord, kes meid näitas, kui me Raekoja platsis korjasime neid allkirju kokku, 100 000 allkirja. Kes meid näitas, kas Eesti Televisioon näitas meid, arva ära? Ma mõtlen, et püüti mitte näidata asjad. Absoluutselt mitte ühtegi sõna, aga kogu maailma mujal tulid meie juurde ja ütlesid, me nägime teid New Yorgis, me nägime teid seal Jaapanis läbi televisiooni, eks ole, noh ja nii edasi, aga mitte siin, mitte ühtegi sõna, absoluutselt. Mingi film isegi vist oli, rääkisid, et keegi soovis isegi filmi sellest teha. Tehtigi film ja, aga kogu aeg see tempo oli niivõrd tohutu suur, et ja ma ei osanud ka ette kujutada, milline tulevik Eestile tuleb, eks ole, tänu sellele kõigele, tähendab jah, et meie tegudest tehti, kas see nüüd Rootsis või Norras tehti, tähendab film ja ma rääkisin seal sellest kõigest, mis toimus, aga ma ei kirjutanud üles nende inimeste koordinaate, aga need saab üles leida. Need saab üles leida, see oli üks väiksem riik jah, et kellele meeldis väga meie tegevus, mida me tegime seal Raekoja platsis ja nii edasi, nii edasi. Kui on tahtmist, on ka moodus. Kuidas? Kui on tahtmist, on ka alati moodus. Jah, on alati võimalus ja nii edasi, jah. Ja praktiseerimine on hea asi. Alati teooriast väga palju välja ei tule. Kui teooriat teha, siis väga palju see tulemusi ei näita. Praktika näitab enamalt tulemusi. Jah, et ühesõnaga praegu ongi küsimus sellele, et kallid Eesti kodanikud, et lugege palun Eesti Vabariigi põhiseadust. Seal on need paragrahvid täiesti olemas. Te kohe leiate need üles seal täielikult. Ma juhuslikult kaasas ei ole seda. Ma võiks paragrahvid ka teile öelda, et see, mida me räägime siin. Et me ei räägi teiega siin tõesti lihtsalt niisama. Et need on kõik faktiliselt on kontrollitavad, kogu see jutt, mida me siin räägime, kõik on ära kontrollitud. Ainuke asi, mis hoiab neid elus, on lihtsalt, et kodanikud teaksid oma õigusi ja oleksid enesekindlad ja hoiaksid need ikka, et keegi saaks need ajaloost ära kasutada. Et ega valitsus ei pruugi väga palju neid ise rääkida, eks ole, nendest paragrahvidest, ta ei räägi nendest. Kusjuures see põhiseadus nõuab Eesti kodanikelt, et nad kaitseksid oma õigusi, sest mis mõte on sellel seadusel, kui inimesed ei teagi või ei tunne eriti huvi. Absoluutselt, eks ole, seda pole nagu olemas. Kui ma hakkan kellelegi midagi sellist rääkima, siis nad
ei ole ennast seda kuulama või et Nad ei usu isegi jah, No. et sa valetad lihtsalt, eks ole, et kuidas siis saab niiviisi teha, eks ole. Et kui meil on sõnavabadus ja kõik olemas ja küsitakse kogu aeg luba sult, kui sa tahad mingit miitingut korraldada või midagi, eks ole. sul küsitakse luba ja seda küsib, eks ole, sealt ülevalt, kes seal üleval Toompeal istub, nemad. seal on väga vähesed, kes julgevad või iseseisvaks hakata ja enesekindlust arendada. Aga ma veel kord teile kiidaksin, tähendab kõikidele Eesti inimestele ma kiidaksin Eesti noori, need, kes tulid kaasa paugu pealt. Neil polnud vaja mingit pikka juttu, Tartu rahu. Me teadsime, mis see Tartu rahu on, tulid kaasa, aitasid või siis need keskkooli viimased õpilased või siis esimese kursuse üliõpilased, nad tulid kõik kohale, tähendab, või siis vabadussõjas läksid kooliõpilased sinna ja nii edasi. Vabadussõtta ja andsid eeskuju kõikidele täiskasvanutele, tähendab, just nendega ongi vaja edasi minna ja nende silmad avada ja kõik saab siin Eestis korda tõepoolest ja loomulikult kõikide inimestega silmad avada, sellepärast et paljud ei ole kursis, nad ei loe isegi raamatuid Pätsu kohta ega näiteks ma hiljaaegu nägin raamatut Kaks suurt meest, üks oli siis Päts kirjutatud ja teine oli Tõnisson ja Pätsu muidugi seal ülistati väga eelkõige ja kogu aeg toimub see Pätsu ja ülistamine ja vabadussõdalaste, kes siis Tartu rahu tõid siin Eestimaale, eks ole, ja võitsid Vene riiki nii-öelda. Ja ei, neid polegi nagu olemas. Ja iga riik, kes läheb ja hakkab hävitama oma parimaid poegi ja tütreid, ta on määratud hävingule. Absoluutselt. Mulle tundub, et nad on nõus riskima selle, kui nad näevad, et seal on väike võimalus. Et nad ise jäävad ellu, aga Eesti kui riik, Eesti kui rahvas ei jää ellu. Ja teie kui eestlane ka, ükski eestlane, kes on üksinda niiviisi, ega siis sa ei saa ütelda ju, et oi, et ma olen üks ainuke eestlane siin maailmas, eks ole. Ma olen ohver. Ja ma olen lihtsalt ohver. Kõige ohver seal küüditamise ja kõige muu ohver. Ja. Aga sa oled ju ohver, eks ole, Eesti inimene, sa oled ju selle ohver, mida Päts tegi tol korral, eks ole, et ta lasi siia Vene väed sisse ja nii edasi ja andis Eestimaa ära, ilma et ta oleks mingit protesti ega mingit siin, eks ole, avaldanud ja nii edasi, mida mitte ükski riigipea ei oleks tohtinud teha. Mitte iialgi, eks ole. Oleks saanud ikka teistmoodi, ta oleks saanud ka välismaale ära sõita. Oleks vaja olnud, aga selle asemel ta andis Eesti riigi ära. Lihtsalt andis käest ära. Mulle tuli meelde üks ütlus. When going gets tough get going. Kui ajad lähevad raskeks, siis tugevad lähevad liikuma. Ja need, kes on ohver. Pane täiega. Paneme täiega, sest et sellepärast, et enam kuskile pole enam vajuda ju. Eks ole? Jah, lihtsalt julge, pane täiega. Ja, mitte kuskile enam vajuda pole, sest et sisuliselt meil ei ole veel ei ole sõnavabadus, kuigi me rahvahääletuse juba väga-väga ammu tegime, eks ole kõik. Ja muidugi ka üks moment veel, mida ma mainiksin kõige selle juures, et mis on valesti tehtud. Et täna oli nagu selle selgitus, et miks on vaja teistmoodi hakata elama, miks on vaja teiseks muutuda, eks ole. On nimelt see, et ühe sõnaga meile tuuakse peale sunniviisilisel suuri muutusi. Me peaksime olema valmis tooma enda muutusi looma ja oleme nõus kaaluma oma loodud muutusi, sest kui me
ise muutusi ei suuda luua ja ise ei suuda muutuda, eks ole. muidu me läheme arvatavasti ainult kaasa peale surutud muutustega. Et see minevikku tagasi väga kerge tuua ei ole. Ja, sest et küsimus on selles, et milline valimisseadus meil on. Meil on niisugune valimisseadus, isegi Eesti ajal oli niiviisi, et seda 5% ei olnud, tähendab, kui sinu erakond üle 5% tal inimesi toeks ei ole seal taga, siis teda polegi olemas tegelikult. Meil praegu on siuke valimisseadus, siis sa ei saa minna seal oma neid inimesi seal välja pakkuma Riigikogusse, eks ole, sa ei saa mitte midagi teha. Sul ei ole seda. E-valimised olid viimased, mis on täielik absurd juba, eks ole. Noh, tähendab, me oleme jõudnud absurdi ja see elaja stambib meid, hävitab meid. Eks saab alati olla loov ja luua alternatiivseid viise, kuidas seda teha, et ei ole vaja ennast registreerida kuskile partiisse, et alati saab teha oma mooduseid, kuidas Täpselt. Ja näiteks mõnikord võib lihtsalt jätta neid kõrvale, et kui nendel tähelepanu ei pööra, nad omavad võimu ainult läbi tähelepanu. Nad omavad ainult seda, eks ole, et mida ma olen ka Facebookis välja ütelnud, et milleks sõimata Reformierakonda või kedagi teist, kes seal just üleval parajasti on. Milleks neid sõimata, et püüdke inimestele selgeks teha, et kellel on siis kõige õigemad ja ausamad ja Eesti rahvast toetavad ideed ja valige need inimesed. Tulge ära siis nende tagant, kes teid on hakanud nagu hävitama nagu rahvast ja riiki, eks ole. Ja, et ärge sõimake, et see sõim ei aita mitte midagi, eks ole. Kes on rohkem nagu toeks, mitte ei tugine ja kes annab rohkem väärtusi, mitte ei võta väärtusi. Jah, sest et me kõik ju võidame, kui kõige paremad sinna etteotsa saavad ja meie kõigi mure peakski olema see, kõikide Eesti kodanike mure, et need parimad, kas või teha isikuvalimised näiteks, et iga vald või maakond hakkab saatma siis oma kõige paremaid esindajaid, mida nad tunnevad ja tunnevad tegude järgi, mitte sõnade järgi, mitte rahakoti järgi. Nagu meil praegu on, ainult raha järgi kõik, kes sinna ülesse saavad ainult need, kes istuvad kuldvasika seljas, eks ole. Kes on nagu, kes on siuke kõige poliitilisemalt korrektne. Jah, sest nad võivad osta ära kõik ajalehed, kõik, kogu meedia ja ainult nende näod ja on igal pool väljas ja teisi pole seal olemaski, sest teised ei ole nii rikkad, eks ole, noh, arusaadav. Aga kui me rikkuse järgi me ei tohiks ikkagi endale poliitilisi inimesi sinna etteotsa valida, sellepärast, et meil on vaja ju oma Eesti poliitikat hakata tegema, eks ole, ja oma parimate inimestega ja kuna kõik need isikuvalimised tähendavad seda, et inimesed maakohtades tunnevad oma inimesi, teavad, kes tegusid teeb ja kes te ainult blä teeb, eks ole. Ja järelikult oleks vaja muuta valimisseadust. Näiteks Eesti Kodanike Erakond, tal on 6 põhiseisukohta ja võite ka lugeda, ta on ikkagi Facebookis üleval seal, eks ole, kuigi mind seal on mitu korda blokeeritud ja kõiki muid asju tehtud, aga nad on seal üleval ja seal on ka see, et tuleb muuta valimisseadust kindlasti. Et siis me saame parimat, me ei saa muidu paremat. Me saame oma kõige nutikamad ja kõige andekamad inimesed ette otsa, ärme kadestame neid, meil kõikidel elu läheb paremaks, vaat see kohutav kadestamine. Ja eks ole, isegi seal need näiteks, kui üks naaber kaebab naabri peale, tahab tema korterit endale, et mingi küüditage teda ja nii edasi, eks ole, lõpetame niisugused asjad Eestimaal ära. Me oleme üks rahvas, me peame õppima kokku hoidma
ja vaatama, et kes teeb kõige õigemaid tegusid ja siis neid sinna üles valima. ja meil kõikidel on suur kasu, kui me saame oma parimad ajud sinna etteotsa. jah, me õpime olema üksteisele toeks. just nimelt toetame neid, kes on kõige andekamad. ja kultuuris ka täpselt samamoodi. näiteks mitte keegi ei kirjutanud Terje Ojaveri elajast, mitte keegi, aga ma püüdsin igal pool kirjutada, sest see oli ainus tõepoolest niisugune kriitiline pilt Eesti olukorrale. ainus tõeline kunstnik. väike illustratsioon. vapustav, mis tõesti rääkis ilma ühegi sõnata, et kuhu me oleme sattunud, mis olukorda me oleme sattunud. ja see võib ka väga reaalseks saada, et kui inimene julgeb lihtsalt natukenegi silmad avada. jah, et teda ka ei kiidetud mitte kuskil, eks ole. aga see oli parim töö, mis oli sellel näitusel ja rohkem ma polegi näinud mitte ühtegi. ma olen ka teistel näitustel käinud ja nii edasi, aga kriitika meel on ära tapetud inimestest nagu. jah, et nad ei julge ausalt välja ütelda. nagu tihtipeale seal Youtube'is nendes ka nad julgevad ainult pöial püsti panna, aga nad ise panen ise ka tähele, et ma peaaegu kunagi ei pane pöialt alla, siis kui tõesti nagu midagi väga ränka on, siis ma panen pöial alla, aga tavaliselt panen ikka kogu aeg pöial püsti, et aga no ikka julgus peab olema anda natuke kriitikat ka, sest see konstruktiivne. aga peabki, rahvas peabki kritiseerima oma valitsejaid, kui need valesti teevad midagi, protestima isegi, kui on vaja. ega me ei arene ainult kiituste peal, me areneme ka konstruktiivselt. jah, ega me ei teinud ju midagi halba, kui me Tartu rahu kaitsesime näiteks, eks ole, et see oli tõesti, on Eestis A ja O, Tartu rahu. me elame siin praegu, Tartu rahu on see meie aluspind või vundament, nagu sa ütlesid väga ilusasti. vundament, mille peal me kõik seisame. jah, et kas tänaseks siis aitab võib-olla, sest et jah, et ilma selleta, kes minevikku ei mäleta, see ei oska ehitada. siis kui minevik kordub, siis see kordub ainult aina tugevamalt. ja see tuleb järjest ja kasvab kogu aeg. ja me näeme, et ta kasvab ju praegu ka. ja minevikku ja. kes minevikku ei mäleta, sellel ei ole julge jälgida tulevikku. ja nii, et kas paneme täiega edasi, Ravel? jah, julgeme julgeda ja paneme. Ravel Viirsalu, Miina Hint ja ütle paar sõna enda kohta ka ja. jah, et mis ma enda kohta oskan öelda, et väga teovõimas isik. ei, ma olen aga suured teod ootavad ja julgus, vaprus, kõik on väga tähtsad asjad. mul on soov jah hakata rohkem praktikat tegema ja vähem teooriat, sest ma olen vähem sõnu ja et sõnad ei muuda, et selles on asi, eks ole. praktika on see, mis annab tulemusi. täpselt. ja mina ise olen Miina Hint siis ja minu tegusid ja kuulsite siin päris palju ja kui ma tulin poliitikasse, ma ei tulnud niisama, et ma tulin tõepoolest ainult sellepärast, et Eesti riik saatis mind, ma tegin eksamid kõik eesti keeles siin ja saatis mind Peterburi filosoofiat õppima ja kui ma tagasi tulin, siis ma sain aru, et mida on vaja siin Eestimaal kõige tähtsamat teha. ja see on siis rahvahääletus, mis oli lubatud Nõukogude Eesti põhiseaduses. see oli lubatud, eks ole. ja ma teadsin täpselt, mida ma teen. inimesed tihtipeale ei tea. ja mis on lubatud ja mis ei ole, eks ole. aga loomulikult ma uurisin need asjad kõik välja, arusaadavalt, sest et ma ei taha, eks ole, inimesi mitte kunagi valele teele viia, eks ole, mis lõpeks näiteks selle arreteerimistega ja muude nende asjadega. see kõik oli olemas, eks ole, kõik oli olemas. jah, et kui ma tihtipeale inimesed küsin, kas teil on tulevikuplaane ka ja kas on teil huvi kellegiks saada või kas te soovite terve elu sama eluviisi elada, kus te lihtsalt ärkate hommikul üles äratuskella peal ja siis lähete kellegi käsku täitma. ja kurvalt, et ei saa omaenda plaane teoks teha, eks ole. kas te ei ole kunagi loonud omaenda nägemust, mis te võiksite
elus korda saata, et iseseisvaks saada ja enda nägemusi praktiseerima. ja, aga praegu ongi just see moment, muide, miks me rääkisime teile Eesti lähiajaloost ja kuidas kõik tegelikult on toimunud. just ainult sellepärast, et tõesti Eesti saaks hakata paremat elu elama. Inimesed julgeksid rohkem tegusid teha, Eestit paremaks muuta. Ardo Aasmäe oli üks nendest, kellel oli väga häid ja huvitavaid ideid ja tema ka väga kummalisel kombel suri ja ma tean väga, Tiit Madisson pandi mitu korda nii nõukogude ajal kui ka uues Eestis pandi ju vangi, eks ole. või üks väga suuri inimesi, minu enda onu Johannes Hind pandi samuti vangi, kus ta siis suri. Jüri Kukk täpselt samuti Eesti eest suri, aga ta suri küll Vene vangistuses. aga minu onu suri Eestis siinsamas, ta pandi vangi ja miks küüditati inimesi, eks ole, nii palju ja sest et inimesed ei ole õppinud, me ei ole õppinud õieti kokku hoidma, me ei ole õppinud austama neid inimesi, kes on suutnud suuri tegusid teha siin Eestimaal. me ei ole õppinud seda, eks ole, on viimane aeg ütelda neile aitäh. eks nemad panid partei täiega ja eks ja, õpime julgeda kaotada täiega. tegusid teha täiega, täpselt, väga hea. ja suur tänu kuulamise eest, eks ole. kõike head, headuse kohtumiseni. jah.